Tere tulemast Statistikaameti infotundi. Mina olen Heidi Kukk, meie meediasuhete juht ja hetke pärast annab meie rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp ülevaate sellest, kuidas meie majandusel läks möödunud aasta 4. kvartalis ja üldse siis 2024. aastal kokkuvõtlikult. Ja teie küsimused on samuti väga oodatud, need palun kirjutada siia samma ülekande all asuvasse kommentaariumisse. Ja selle infotunni slaidid ja ülekande salvestuse lisame samuti pärast ülekande lõppu siis kodulehel pressiteate juurde. Nüüd aga põnevat kuulamist ja palun, Robert. Tere hommikust ka minu poolt. Et siis vaatame, kuidas Eesti majandusel siis lõppenud aasta viimases kvartalis ja ka aasta tervikuna, et kuidas möödus. Kes on juba hommikused ajalehed uudised lahti võtnud, siis teavad, et majandus kasvas 4. kvartalis 1,2%, mis siis jätkas seda trendi joont, mis meil oli juba varasematest kvartalitest, et majandus tasapisi ehk siis langus vähenes ja nüüd siis 4. kvartalis tegelikult tuli ka langusest välja. Mille poolest see 4. kvartal silma paistab, on siis see, et kui terve möödunud aasta nagu majandusele positiivne panus tuli ainult maksulaekumise poolelt, siis tegelikult 4. kvartalis pöördus ka lisandväärtus kasvule jälle pärast siis päris pikka langusperioodi. Kes mäletab, siis kuu aega tagasi välja tulnud kiirhinnangu järgi me ütlesime, et majandus jäi 4. kvartalis võrreldes eelmise aastaga samale tasemele, et seda numbrit siis täpsustatud SKP hinnang korrigeeris omajagu ülespoole, aga me tegelikult ei korrigeerinud ainult või ei täpsustanud seda siis 4. kvartali numbrit, vaid tegelikult kõik eelmise aasta kvartalid said ülespoole korrigeeritud. Nüüd, kui sai 24 aasta esimest korda täies mahus kokku pandud. Kuidas siis see maksulaekumise pool välja nägi, et tegelikult 4. kvartalis on see tavaliselt ikka kõrgem kui muidu, tulema siis sellest, et on üsna tarbimiskeskne kvartal tulenevalt pikkadest pühadest ja muudest teguritest, siis tegelikult möödunud aasta 4. kvartalis oli see hüppe ülespoole veel päris tugev, ehk siis 4. kvartalis nii käibemaks kui ka aktsiisid andsid väga kõvasti nagu positiivset panust siis SKP-sse. Aga märgilisem muutus on olnud, kui me vaatame lisandväärtusesse, et kui möödunud aastal valdavalt oli meil kvartalist see pilt, et enamus tegevusalasid panustas negatiivselt, siis 4. kvartalis see pöördus ja tegelikult enamus tegevusalasid panustas majandusse juba positiivse panusega. 4. kvartalis eelkõige paistsid silma siis energeetikasektor, kinnisvaraalane tegevus ja ka info ja side, mis on siis ka tegelikult meil üks tavalisi majandusmootoreid olnud. Negatiivse panuse poolt jäi veel tugevalt silma paistma ehituse, aga nagu me teame, siis ehitussektor käibki teatud viitajaga üldise majandustrendi järgi. Tuntav negatiivne panus tuli ka transpordisektorist ja siis on seal mõned väiksemad tegevusalad veel natukene, aga üldjuhul enamus tegevusalasid jäi sinna üsna tagasihoidliku panuse juurde, sõltumata siis sellest, kas see oli positiivne ja negatiivne. Mis väärib vast ära mainimist, on see, et töötlev tööstus on negatiivsest suunast välja tulnud ja panustas positiivselt 4. kvartalis, samamoodi kaubandus oli positiivse panusega. Kui me vaatame olulisemate tegevusalade käekäiku siis läbi aasta, on näha, et see lisandväärtuse käitumine on olnud üsna kõikuv. Töötlev tööstus siis tegelikult, vaatame siin graafiku keskel, on aasta läbi see pilt järjest paranenud, et kui aasta esimeses pooles näitas languse numbreid kui langevas tempos, siis tegelikult 3. kvartalis oli see panus seal juba nulli lähedal ja 4. kvartalis lisandväärtus isegi kasvas natukene. Ehitus on olnud näiteks täpselt vastupidise suunaga, et kui aasta esimene pool oli pigem tugevad numbrid, siis nüüd 4. kvartal oli veidi tagasihoidlikum. Lisandväärtus langes üle 10%. Info ja side, kus on sees ka IT-sektor, samamoodi aasta jooksul paranes, esimene kvartal oli tugeva langusega, siis nüüd 3.4. on juba näidanud jälle head kasvu üle 5% lisandväärtuse suurenemist.
Sisenõudlus 4. kvartalis samamoodi kasvas, kui majandus 1,2% jagu, siis sisenõudlus kasvas 2,2%. Olulise panuse sai sellest just eratarbimise poolelt, et eratarbimine ka pärast pikka langust siis 4. kvartalis suurenes 1,2% majandusega täpselt samas tempos. Ja eelkõige panustasid eratarbimisse positiivse poole pealt siis kulutuste kasv kindlustus- ja finantsteenustele, transpordile ja info- ja sideteenustele. Ja enim kahanesid kulutused rõivastele ja jalatsitele. Investeeringud vähenesid 4. kvartalis 10,3%, et see küll võib tunduda, et olukord halvenes, aga tegelikult siin mängib rolli ka see, et tegelikult ka möödunud aastast jäi veel üsna kõrge võrdlusbaase, ehk siis investeeringud pigem taandusid tavapärasemale rajale. Kahanemist siis eelkõige vedasid valitsemissektori investeeringud, seda varaklassides nii hooned, rajatised kui ka masinad, seadmed ja muud kaitseotstarbelised vahendid. Ja samamoodi vähenesid kodumajapidamiste investeeringud eluruumidesse. Positiivse poole pealt väga tugevalt paistis silma, et 4. kvartalis kasvasid kodumajapidamiste investeeringud transpordivahenditesse, mida eks me oleme uudistest juba lugenud, et aasta lõpus autode müük oli väga suure hooga ja ka varasem statistika näitas, et viimases kvartalis siis väga rekordilise tempoga registreeriti uusi sõidukeid. Ja see tegelikult ei puudutanud ainult kodumajapidamisi, vaid ka veokite registreerimine oli üsna kõrge. Valitsemissektori tarbimine vähenes 1,1% viimases kvartalis. Ja selle paralleelina võib ka äkki mainida, et valitsemissektori lisandväärtus oli positiivne ja see positiivsus tuli ka just eelkõige sellest, et valitsemissektori vahetarbimine vähenes, ehk siis samamoodi kulude kärpimise tulemuse. Kui me vaatame sisenõudluse käekäiku siis aastast aastasse 4. kvartalis, siis me näeme, et tegelikult see sisenõudlus tervikuna on olnud kergelt ülespoole trendiga, on olukord vaikselt paranenud, aga komponentide lõikes on see pilt olnud üsna kõikuva. Eratarbimine nüüd on samamoodi tegelikult aastast aastasse 4. kvartali pilt vaikselt paranenud, aga nagu me teame, siis tegelikult lõppenud aasta eelnevates kvartalites oli see pilt omajagu nutusem. Investeeringute puhul on näha seda allapoole trendi ja nüüd ka 4. kvartalis oli üle 10% langust, aga nagu graafik näitab, siis see ongi tingitud sellest, et varasemal aastal oli üsna kõrge võrdlusbaas ja tegelikult ongi, et nii 22 kui 23 4. kvartalis tehti väga palju investeeringuid ja nüüd 24. aasta 4. kvartalis oli see pigem taastumine normaalsele rajale. Valitsemissektori tarbimine on püsinud sellisel üsna stabiilsel rajal, küll kerge trendiga allapoole. See siis sisenõudluse kohta. Välisnõudluse, nagu me teame, siis möödunud aastal eksport-import pärast seda, kui oli 23. aasta lõpus teinud suuri ajaloolisi rekordeid Eesti majanduse kontekstis, siis 24. aasta oli seal nii ekspordis kui impordis langust, aga nüüd 4. kvartalis pilt paranes ja mõlemal suunal oli oluline paranemine. Positiivne noot selle juures on olnud, et netoeksport on meil püsinud üsna stabiilselt positiivsel poolel, ehk me ikkagist oleme kogu aeg müünud väljapoole rohkem, kui oleme ise sisse ostnud. 4. kvartalis kokku siis eksport kasvas 3,2% ja import 3,5%. Ja eelkõige tuli kasv siis kaubavahetuse poole pealt. Et kui teenuste eksport kasvas, siis impordi osas oli seal veel langust näha. Kaubavahetuse poole pealt siis eelkõige paistsid silma puittoodete, metalltoodete eksport, samamoodi metalltoodete import ja ka sõidukite import, mis siis vastab sellele, et 4. kvartalis oli üsna suur uute sõidukite ost ja mis toetas ka tarbimisnumbreid. Teenuste poole pealt suurenesid õhutranspordis reisijate vedu, arvutiteenuste müük ja ka muude äriteenuste müük. Et see muud äriteenused on tegelikult väga laia lõikega teenuste klass, mille alla käib tegelikult suur osa teenuseid. Vähenemist näitasid ehitusteenused ja kaubaveoteenused erinevates siis transpordilõigetes. Eesti majanduse käekäik siis võrreldes Euroopa majandusega 4. kvartalis, et kui me olime möödunud aastal harjunud vaatama, et Eesti majandus on seal Euroopas viimaste seas,
siis nüüd 4. kvartalis võiks öelda, et meie majanduse number on seal Euroopa keskmik ja kui võtta võrdluseks Euroopa Liit või euroala tervikuna, siis me tegelikult ületasime mõlema piirkonna näitajaid. Jah, on kiirema kasvuga riike, Poola, Leedu, Hispaania, aga päris paljude riikide käekäik on ka meist tagasihoidlikum. Eelkõige tasub siin vast välja tuua just sellised suurriigid nagu Prantsusmaa, Itaalia ja eriti Saksamaa, kus on päris mitu kvartalit järjest olnud selline stagneeruv seis ja majandus on kergelt allapoole trendiga olnud. Meie lähinaabritest Lätil on siis kõige tagasihoidlikum majanduskäik ja kui ma eksi, siis viimase kvartalis nende majanduslangus langes 0,4%. Kui võtta 4. kvartal kokku, siis majandus hakkas taas kasvama, mis oli selline loomulik trendi jätk võrreldes. Kui me vaatame aastat läbi lõikes 3 kvartalit, siis 4. kvartal jätkas seda trendi ja tulime välja miinusest taas tagasi plussi poole peale. Negatiivse poole pealt paistsid silma siis eelkõige just suurematest tegevusaladest ehitus ja transport. Positiivse mõjuga oli enamus tegevusalasid, sealhulgas tegelikult ka mõned sellised suuremad, mis on meie tegelikult majanduses ikka olnud olulise rolliga, nagu info ja side ja kinnisvaraalane tegevus, aga suurim positiivne panus tuli energeetikast. Suurematest tegevusaladest veel tööstuskaubandus olid positiivse mõjuga. Samamoodi, siis kui me rääkisime, et lisandväärtus pöördus kasvule, siis maksulaekumine jätkas positiivset panust. Eelkõige tuli siis käibemaksu ja kütuseaktsiisi laekumise suurenemisest. Eratarbimine kasvas majandusega samas tempos. Seda nüüd on muidugi raske öelda, et kas see on selline püsiv muutus, eriti kui me arvestame, et 4. kvartalis olid suured väljaminekud just uute sõidukite ostmisele, siis ei saa välistada, et järgnevates perioodides eratarbimine võib-olla veel käitub ka tagasihoidlikumalt, kui ta praegu 4. kvartalis oli. Investeeringud kahanesid siis kõrge võrdlusbaasi tõttu, et seal midagi erakordset ei olnud. Ja positiivse noodina ka üldiselt meie majanduse kohta, et väliskaubandus hakkas taas kasvama ja see käib ka siis käsikäes meie üldise lisandväärtuse kasvuga ja ka sellega, et tööstus on pöördunud positiivse suuna peale. Nii, aga kuidas siis 24. aasta üldiselt kokku võtta? Et siis aasta peale kokku langes majandus meil 0,3%. Väga lihtsustatult võib öelda, et jäi põhimõtteliselt samale tasemele, mis ta oli 23. aastase kerge langusega. Et nagu näha, siis jooksev hinnasse SKP muidugi mühinal kasvab, aga kui me hinnamõjud välja võtame, siis me näeme, et võrreldes eelmise aastaga olulist muutust ei olnud. Jah. Nii, tegevusalade panus siis majandusse meil 24. aastal, nagu ennem mainisin, siis kvartalisse nägime pilti, kus enamus tegevusalasid panustas negatiivselt ja see pilt on ka siis aasta kokkuvõttes näha, et positiivse poole pealt paistsid silma eelkõige just kinnisvaraalane tegevus ja info ja side. Et põllumajandus on ka küll tuntava positiivse panusega, aga eks siin tuleb arvestada, et tegemist on üsna väikese tegevusalaga ja selle mõju majandusele laias laastus on palju tagasihoidlikum kui mitmel teisel suuremal. Negatiivse poole pealt siis eelkõige ehitus, töötlev tööstus ja kaubanduse olid kõige suurema negatiivse panusega ja tegelikult need on ka tegevusalad, mis kuuluvad meil nende suuremate sekka. Ehk siis kui me võtame just möödunud aasta lõike, siis meie majanduse suurimad olulisemad tegevusalad, siis neid oli nii positiivses äärmuses kui ka negatiivses äärmuses. Ja sinna vahepeale keskele, sinna siis nulliringi, kes siis veidi positiivselt, veidi negatiivselt, et sinna jäävad siis üldjuhul väiksemad tegevusalad. Aastast aastasse lisandväärtuse muutus siis meie olulisemates sisenõudluse komponentides on näha, et eratarbimine on meil aastast aastasse tulnud kõvasti allapoole. Nüüd tegelikult kokkuvõttes küll 24. aasta oli juba parem kui 23. aasta, et on paranemismärke olnud selles lõikes laiemalt kui ainult see 4. kvartal. Investeeringud on olnud väga hüplikud, ehk see peabki arvestama, et investeerimisotsuseid tehakse üldjuhul pikema perioodi peale ja need võib-olla alati ei käi käsikäes siis majanduse trendidega. Valitsemissektori tarbimine, nagu näeme, on ka üsna tagasihoidlikult käitunud. Viimasel paaril aastal on küll kokkuvõttes kerge kasv olnud, aga pigem see trend on natukene allapoole olnud. Ja sisenõudlus tervikuna on siis näha, et kui 21. aastal pärast koroonat oli muidugi kõik mühinal kasvas majanduses, siis pärast seda tingituna siis
Ukraina sõjast, samamoodi kiirest inflatsioonist ja muudest rahvusvahelise majanduse probleemidest, et siis see sisenõudlus tervikuna on üsna tagasihoidlikult meil käitunud ja näidanud ikkagist langust allapoole. Detailsemalt võib vaadata veel eratarbimise lõikeid 2024. aastal ehk tugev või 4. kvartali tugevad panused on siis selgelt näha, et nii kindlustus kui finantsteenused kasvasid aasta peale kokku tugevalt, mis tegelikult kajastus nii 4. kui ka 3. kvartalis. Samamoodi taastusid või kasvasid oluliselt toitlustus- majutusteenustused, haridusteenused. Et toitlustus- ja majutuse kohta võib öelda, et kui siseturism on taastunud, siis ka tegelikult teame meie oma statistika ja uudiste järgi, et tegelikult ka välisturism on möödunud aastal läks Eestis juba paremaks võrreldes varasemate aastatega. Suurimat langust eelmisel aastal näitasid siis rõivad ja alatsid, samamoodi igasugused muud kaubad, teenused, mis on seal selles viimases kulugrupis ja ka alkoholi, tubaka, narkootikumide tarbimine oli möödunud aastal tuntavas languses. Kui võtta 24. aasta tervikuna kokku, siis majanduse käekäik paranes kvartalist kvartalisse. Kui esimeses kvartalis majandus langes 1,7%, siis 4. kvartaliks jõudsime sellega 1,2% kasvuni. Lisandväärtus pöördus kasvule, eelkõige siis panusena tegevusaladest nagu kinnisvarane tegevus, info ja side. Ja nagu mainitud, siis suurimate pidurite seas olid just eelkõige meie suuremad tegevusalad, ehitus, töötlev tööstus, kaubandus. Kuigi samas ei tasu unustada, et aasta lõpus, aasta teises pooles töötleva tööstuse kaubanduse käekäik juba paranes. Maksulaekumine kasvas terve aasta jooksul, eelkõige käibemaksu aktsiiside arvelt. Ja eratarbimise investeeringute käitumine on olnud selline üles-alla, et eks paistab, kuidas seal edasi läheb. Ja väliskaubandus tuli ka siis aasta alguse langusest, hakkas taastuma ja 4. kvartalis oli näha juba kasvunäitajaid. Ja positiivse noodina väliskaubanduse puhul muidugi see, et netoeksport on olnud püsivalt plussis, ehk me oleme väljapoole müünud rohkem, kui oleme ise sisse ostnud. Aga see oleks siis minu poolt kokkuvõte 24. aasta 4. kvartalist ja aastast tervikuna. Aitäh! Küsin vahepeal ühe küsimuse ka, mis meil tulnud on ja see käib siis rahvusvahelise võrdluse kohta, et näitasite seda pingerida ka ja küsiks korra meie naabrite kohta, et kas on ka teada, miks Soomel, Rootsil, Lätil näiteks on selles võrdluses või sel korral läinud kehvemini või nemad on seal pingereas seal, kus nad on? No kui me vaatame, siis tegelikult Soome ja Rootsi majanduse käekäik oli üsna sarnane meile, et nad küll kasvasid vähem, aga ikkagist kasvasid ja nad on meil suured kaubanduspartnerid ehk tõenäoliselt osa meie väliskaubanduse paranemisest ongi tingitud sellest, et ka meie kaubanduspartneritel on paremini läinud. Miks nad vist aeglasemalt kasvavad, eks see on riigiti sõltub, aga kindlasti tuleb arvestada sellega, et tegemist on jõukamate majandustega ja seal kasv tulebki raskemini. Puhul jah, et kui me vaatame, et Leedu on tegelikult viimastel aastatel väga hästi läinud, me teame, et Leedul on rohkem nagu sinna Poola ja Lääne suunas majandus avatud rohkem. Läti puhul me teame, et neil on ikkagist Venemaa kaubanduse piirangutest tingitud mõju on see, mis on nende majandust kõvasti pärssinud. Nad on olnud Venemaa majandusest rohkem sõltuvuses kui meie või ka leedukad. Suur aitäh sulle! Sel korral rohkem küsimusi meil tulnud ei ole ja võtame sellega siis meie infotunni täna kokku. Suur aitäh kõigile teistele kuulamast!